Tervitused! Osalesin just ühes podcastis ja mõtlesin, et tulen räägin teiega ka veidikene juttu. Ja jutt järgmine. Hakkasin mina ühel päeval mõtlema, hmm, et kas need inimesed, kes on hästi hädas omadega, kes on hästi ohvri rollis, kas neid inimesi üldse kõnetab mingisugune jutt, et sa pead ennast usaldama ja tule oma keskmesse ja saa ühendus oma kõrgema minaga. Ma arvan, et tegelikult ei kõneta, sellepärast et see jutt tundub täiesti teises paralleelreaalsuses olevat. Ja miks? Sest kui me oma uskumuste süsteemiga oleme kusagil seal, et meiega on midagi viltu, meiega on midagi pahasti, me oleme ise sellised, ehk me ei meeldi kuskilt otsast endale, siis see jutt, et kusagil sinu sees on see ilus imeline sina, kes suudab kõike, oskab kõike, saab kõigega hakkama, suudab olla ilus, osav, töökas, rikas, terve, kõike muud, siis ma arvan, et see ei ulatu selle inimeseni. Kuidas siis küll panna selline inimene, kes omadega on hädas, nii nagu mina näiteks olin, kui keegi oleks mulle öelnud siin 8 aastat tagasi, et et sinu elu muutub, sa saad tunda ilusaid tundeid, kõik läheb paremaks, kõik läheb teistmoodi, sa saad terveks, sul ei ole enam depressiooni, siis ma oleks öelnud, et kuule, hull oled peast või, mis juttu sa ajad, raja mulle mingit kägu. Ja probleem on muidugi ka selles, et hästi palju inimesi, kes on energiatööle nagu ütleme natukene vastu või ei võta seda üldse omaks, siis nemad on teinud mingisugusel ajahetkel otsuse, et neid ei aita mitte miski. Ja neid inimesi ongi raske aidata. Aga tegelikult kusagilt väikeste sammudega liikudes on siis võimalik jõuda igaüheni. Ja kui sina oled ka näiteks energiatöö tegija või inimeste aitaja ükskõik mis tasandil, siis ei maksa alla anda, käega lüüa, hinnanguid anda neile, kes ei taha seda vastu võtta. Sest mina saan suurepäraselt aru, et kui sa oled omadega halvas kohas ja su uskumussüsteem on täiesti käest ära, siis ongi raske. Aga kusagilt peab selle ühe sammukese, ühe seemnekese kätte saama ja tegema, et asjad hakkaksid muutuma. Aga ongi väga suur vahe on siis energiatööl ja energiatööl. See töö, mida mina teen, ei ole siis ei see mediteerimine ega ka lihtsalt enda sisse vaatamine, mis minuga viltu on või ainult mingitest traumadest sorimine. See on hoopis midagi muud. Meil on vaja muuta oma uskumuste süsteemi ja meil on vaja hoida oma energiaväli puhas. Need on üli tähtsad asjad. Nii et kui sina oled ka hästi skeptiline, siis loomulikult ole. Ja ma saan aru, et mingisugused positiivsed loosungid ja plakatid siin ei aita. Tule, ma teen su korda, tule, teeme seda või et sinu sees elab ilus hing ja kõik on sulle võimalik. No, kui sinu alateadvuse arvab teisiti, siis arvab teisiti. Aga kuidas ma küll saaksin sulle edasi anda seda, mida ma olen ise kogenud? Kuidas ma saaksin sulle anda seda edasi, mida mu kliendid on kogenud? Ma nii tahaksin. Aga seda vägisi ei saa. Nii et lihtsalt mõtiskluse koht. Tahtsin teiega jagada oma mõtisklust sellise töötegijana, energiaterapeudina, et vahel ka, kuhu minu mõtted siis sõuavad ja kuhu nad jõuavad. Nii et ilusat õhtut sulle!